tere, mu hea valgusetooja kanali kuulaja, vaataja. Jätkame siis selle ühes variandis seeriaga, kus me siis vaatame suhte ladumist. Ja vahelduse mõttes ma otsustasin, et ma teen tihemini neid ladumisi. Samas nad on põhjalikumad, sest nad on ühes variandis. Ma keskendun nagu sügavuti siis sellele taro nii-öelda analüüsile. Ja kuna need on siis tihemini, siis saate valida siis igapäevaselt või kuidas nad parasjagu ilmuvad endale sobilikku. Et põhiline informatsioon on siin see, et palun jälgige, et kohe alguses, kui saab situatsiooni analüüsitud, et kuidas olete teie selles situatsioonis, kuidas on partner ja mis on teie vahel hetkel, eks ole, siis sellest te saate kohe aru, kas see on täna teie ladumine või mitte. Ja ilmselgelt mõne asjaga, millega te võib-olla ei nõustu, on võib-olla just see koht, mida te peaksite endas nagu lähemalt vaatama ja kindlasti mitte kaartidega vaidlema. Aga kui te tunnete, et kohe üldse ei ole teie ladumine, loomulikult võtke eelmine, järgmine, mis iganes uus video ja vaadake, mis teid siis ikkagi kõnetab ja mis teiega resoneerub. Midagi ei ole vägisi vaja enda jaoks klappima panna. Kaartide mõte on see, et vaadata tegelikult seda hetkeseisu, mis teie tunnetes alateadvuses toimub, sest tavaliselt on nii, et kui te juhtute mingit videot vaatama, siis ilmselgelt mingi sõnum seal teie jaoks olemas on. Ja pikema jututa ei hakkagi me siin nagu selles mõttes heietama pikemalt, kui hakkamegi vaatama kohe kõigepealt siis, mis energias olete siis teie, mis energias on tema. Edasi vaatame, mis on teie vahel, kas teie vahel on telepaatiline seos, mentaalne telepaatiline seos. Siis vaatame, mis on teie vahel ja mis toimub hetkel teie suhtes, eks ole. Ja siis vaatame, kuidas tunnete teie temaga suhtes, kuidas tunneb tema ennast temaga suhtes. Siis vaatame, mis on teie eesmärk selles suhtes, mis on tema eesmärk selles suhtes. Ja paari ülesanne, mida see paar on siis nii-öelda tulnud selles elus, mis ülesannet täitma. Milline on sellele paarile siis seatud nii-öelda ootus. Ja siis siit tulenevalt hakkame edasi vaatama, mis tulenevalt siis mida kaardid näitavad. Siis selles seisnebki analüütilise taro võti, et jooksvas ajas vaadata siis täpselt, mis siis nagu toimuma hakkab. No kõigepealt siis, mis energias teie olete, hea vaataja? Teie olete tegelikult väga sellises naiselikus energias, te olete ühelt poolt vägagi sellises enesega rahul olevas energias, siin on nagu müntide 8, aga selles romantikataros on ta selles mõttes huvitav, et te näete, et teie olete siin oma partneri seljas, kes põhimõtteliselt viib teid kuiva jalaga üle vee. Ehk siis sisuliselt on partner teile toeks, abiks, on teile turvaisikuks ja teie tunnete ennast temaga kuidagi rõõmsalt, rahulikult, mõnusalt. Vaatame, mis on tema energiad, kuidas tema ennast tunneb. Aga temal on murtud süda. Teie partneri süda on murtud. Ja küsimus on selles, et ta peab duelli pidama mingisuguse teise meesterahvaga. Siin on nüüd selline tunne, eks siis vaatame, kas see tunne leiab kinnitust. Et vaadake siin, justkui teie olete nüüd haavata saanud partnerit ravimas
toetamas, aitamas. Ehk siis praegu see on mõõkade 3 kaart, kus tegelikult siin selles pakis on siis 2 mehe võitlus 1 daami südame pärast. Ja ilmselgelt on nii, et paistab, et tema on saanud haavata praegu ja tema süda on murtud ja teie olete teda päästmas, aitamas, tervendamas. Ja vaatame nüüd, kas teie vahel on mentaalne side. Teate, teie vahel on tegelikult üks rööprähklemine. Vaadake nüüd tähelepanelikult, kui siin on niipidi, et 2 meest võitlevad teie südame pärast, siis vaadake, siin on risti vastupidi. Teie võitlete teise naisega selle mehe pärast. Siin selles ladumises, hea vaataja, on ilmselge vihje sellele, et tegemist on 2 kolmnurksuhtega. Võib olla nii, et teie olete partnerlussuhtes kellegi teisega. Võib olla nii, et teie see partner, kelle peale te praegult vaatate, on samamoodi suhtes kellegi teisega, eks ole. Teie olete suhtes kellegi teisega, tema on suhtes kellegi teisega ja teie tahaksite võib-olla temaga olla, siin nagu seda kaart näitab, te ikkagi usinalt rebite seda meest nii-öelda enda poole, heas mõttes praegu, eks ole, sest siin te ju lohutate teda ja annate talle nagu teadmisi, et kõik raskused on ületatavad, aga selline suur segadus on praegu selles suhtes. Igal juhul, vaadake igaüks oma situatsioonile vastavalt, et kas olete mõlemad teiste partneritega seotud ja olete leidnud siis selles partneris nüüd uue väljundi või on emb-kumb teist, eks ole, siin on nagu variandid põhimõtteliselt. Nii, siis edasi. Mis toimub siis teie suhtes lähemalt veel, vaatame detailsemalt, et mentaalne side kahtlemata on, eks ole, selles ei ole nagu üldse küsimustki. Aga nüüd, mis siis ikkagi toimub? Ja vaadake nüüd, kaart näitab nüüd väga selgelt seda, et see totaalne mõõgavõitlus, eks ole, siin on mõõkade 3 ja siin on ütleme siis karikate 5, siin on naisterahva poolt vaadatuna südamehaavad, mehe poolt vaadatuna ikka sellised tõsised nii-öelda võitlushaavad. Ja selge on see, et armukadeduse kaart tuleb teie poolt, teie olete armukade teise naise peale, siin on suurepäraselt näha see. Mõõkade sauade baas, sauade rüütel on see, et ühelt poolt siis te tahaksite usinalt selle mehe poole liikuda. Teie suhtes, omavahelises suhtes on tegelikult hea romantiline tasakaal, aga kuna teie olete nii-öelda see armukadedam pool, eks ole, sest siin on karikad ja siin on reaalne armukadedus, siis siin on mõõkade 10 ja see tähendab tegelikult seda, et te olete praegu väsinud ja tõmbunud natukene nagu omaette või eemale või teinud pausi või teinud lõpu, sest kui me vaatame seda dünaamikat, et ainult kahekesi olles on teil hea, ainult kahekesi olles on need rõõmumomendid, aga niipea, kui on teie ümber teisi inimesi, see teeb kohutavalt haiget, see teeb valu ja te nagu tunnete, et te olete võtnud aja maha. Mõõkade 10 siin näitab selgelt, et praegu meesterahvas tuleb teie suunal, lillekesega tuleb teid julgustama, et kõik ei ole veel kadunud, aga teie olete nagu püssi põõsasse visanud selles kontekstis, et te nagu mõtlete, et ei jaksa kah enam, eks ole. Nii, vaatame siis, kuidas teie tunnete ennast selles suhtes. No täpselt nii tunnetegi, vaadake nüüd. Kord on üks voodis lapiti maas selles mõttes, et
valus, ei jaksa, see olete siis teie, eks ole. Siis on tema stressis, ei jaksa, teie olete see, kes teda nagu tassib nii-öelda negatiivsetest emotsioonidest välja. Vaatame, kuidas tema tunneb ennast teiega suhtes. No tema tunneb teiega ennast suhtes täpselt nagu kuskil, vaat siin on teist korda rasked kaardid selles kontekstis, siin on mõõkade 10, kus teie tunnete ennast kehvasti. Ja siin on nüüd sauade 10, mis tähendab tegelikult ka raskust, et te saate kokku kuskil metroojaamas, te saate kokku kuskil, ja nii nagu vaadake, hästi huvitav laul tuli mulle praegu. Guugeldage YouTube'is Künf, nõrga G-ga, Künf, ansambel Künf, Viljandi ansambel, kes laulab laulu või kes esitab siis sellise muusikapala ja laulu nagu Viimases bussis. Ja seal on nagu võtmesõna see, et sa oled mul teine. Et me saame kokku sinuga kas metroojaamas või Viimases bussis, aga oma pessa ma sind ei vii. Ehk siis siit tuleb see dünaamika, et te tunnete ennast kogu aeg nagu metroojaamas, nagu Viimases bussis, varastatud kohtumistel, aga kumbki nagu ei tee seda sammu, et liiguks siit nüüd edasi nendest varastatud kohtumistest, võib-olla siis omavahel mingisuguse tõsisema suhteni. Ja see ongi nagu see dünaamika, et need rõõmsad kohtumised hetkel on asendunud nüüd selliste juba murepilvedega, et see on see ka, mille pärast te ilmselt seda ladumist hetkel vaatate. Nii, mis on teie eesmärk selles suhtes? No kuulge, teie eesmärk selles suhtes on ilmselgelt, see on nüüd juba 3. 10, mis siit välja tuleb, aga see on kõige ilusam 10. Ehk siis need tähendavad seda, et need on lõpetatuse kaardid põhimõtteliselt, eks ole, te tahate, et lõpeksid need naguripäevad, need metroo kohtumised, Viimased bussid. Ja te oleksite see naine, kes siis rõdult kuulab oma armsama serenaadi, mis on pühendatud ainult teile. Ja ta laulab selle kortermaja või maja akna all avalikult kõigi kuuldes ja nähes, mängib teile serenaadi. Ehk siis te ootate täiust, te ootate seda karikate 10, mis on armastuse ülim naudingute soov. Kuidas tunneb tema ennast teiega suhtes? No jaa, tema armastab teid. Päris kindlasti armastab teid. Näete, see on kaunis Veneetsia. See on armastajate kaart, kus te tegelikult olete nagu teisega, mis on see dünaamika algusest peale olnud näha. Teie olete võib-olla siin samas Veneetsias, ta tassib teid üle ujutuste ajal, eks ole, seljas läbi vee. Kui te olete kahekesi, on kõik suurepärane. Siin täpselt sama, kui te olete kahekesi, siis see armastus on niivõrd suur. Ja teie soov on seda serenaadi siis kuulda jätkuvalt. Ja vaatame siis, mis on selle paari ülesanne siis selles suhtes. Väga selge ülesanne. Siin on karikate 6. Tegemist on, pange nüüd tähele, mis kaart näitab. 3 naist, 3 meest. Ehk siis siin on selgeks teha, kes kellega käib, ja lõpetada need 3 nurksuhted, lõpetada need rööprähklemised, et meil keegi, kõik oleme kõigiga ja põhimõtteliselt tuleb siis kaardisõnumit järgides endale selgeks teha teadlik lähenemine sellele suhtele ja sellest tuleb ka see paari ülesanne, mida te siis olete, miks te täna olete siin sellises segadusse sattunud suhtes, et teie ainult ise saate selguse luua, kes kellega käib, kes kellega elab ja kui raske see ka ei oleks, see on ilmselgelt need 10 mõõkade 10 ja sauad ütlevad, et see on väga raske, siis need varastatud kohtumised enam ei teeni teid nii, nagu te tahaksite. Vaatame siis konkreetselt
mida siis partner teist mõtleb? Või mida ta tahab, mida ta mõtleb. Siin on jälle seesama asi, et tal on kohutavalt raske ilmselt sellele partnerile. Kõigepealt ta mõtleb seda, et siin on mõõkade 5, siin on luikede järv, siin on palju luikesid. Ta ei tea, keda nendest valida. Ta otseselt nagu isegi teie peale ei mõtle, ta mõtleb rohkem selle situatsiooni peale, kus sõna otseses mõttes ongi. Siit tuleb uuesti läbi, eks ole, 3 naist, 3 meest, ühesõnaga nii ongi, et teil on oma mees, temal on oma naine ja teie olete omavahel siis veel suhtes. Ja see tähendabki seda, et ta tunneb, et seda ketti on nii raske nagu lahti tõmmata. Aga küsime, miks tal raske on, sest ta siin on nagu narri seisuses või selline nagu kerglane natukene, et kõik linnud talle meeldib, kui tal on see nii-öelda tähelepanu ja naiste side ümberringi, eks ole. Aga küsin veel kord, mida ta teist siis nagu tahab või mõtleb? Huvitaval kombel tahab tema, et teie võitlete tema pärast. Tema tahab, et teie võitlete tema pärast, need on tema mõtted. Et talle nagu sobib see, et tema on selline natuke nagu infantiilse ellu suhtumisega ja selline tunne, et teeb nagu selle mingisuguse jama kokku, kus teie olete põhimõtteliselt juba täiesti nagu ahastuse ääre peal, siis ta tuleb see sinine roos on peos, eks ole, ja jälle, et mis sa musikene ikka kurdad siin, eks ole, et saame jälle metroos kokku ja siis läheb edasi kõik nii nagu oli. Aga vaatame, mida tunded, millised tunded siis tal teie vastu on. On tal siis ka teie vastu mingisuguseid tundeid? Või millised need tunded on? Tegelikult on niimoodi, et teie olete tema salanaine. See on nüüd täiesti kindel, kui kellelgi on teistsugune situatsioon, siis see ei ole lihtsalt teie ladumine. Aga siit tuleb läbi kogu aeg 2 naist, sellel mehel on 2 naist, see on nagu raudpolt. Siin on oma proua, kes istub siis nagu nii-öelda kuninganna, sauade kuninganna. Võib olla tegemist siis tulemärgi esindajaga tema kaasa või kooselupartneri näol siis. Ja see on siis tulemärk, lõvi, jäär, hambur. See proua tunneb ennast väga kindlalt, väga maandatult. Ja tema on mõõkade kuningas, ehk siis kaalud kaksikud veevalaja, võib-olla ei pruugi olla, eks ole, aga selline suhteliselt vaheda mõtlemisega meesterahvas, siin olid ju ka mõõgad, et tema võib võidelda, kui on vaja, eks ole, ja kui tema saab haavata, siis teda tuleb lohutada, teda tuleb haletseda, teda tuleb sealt välja tõmmata, selline infantiilne suhtumine, et kui temal on pahasti, siis teda tuleb aidata, aga kui temal on kõik hästi, siis tema võib lolli edasi mängida, eks ole. Ja muidu ta on selline kõva kuningas, kes on nagu 2 naise vahel. Siin on, eks ole, näha selgelt 2 naise vahel olid need mõtted, mis talle väga meeldis. Siin on täpselt samamoodi need 2 naist ja teie olete täius ise. Tegelikult suhte ladumine seisnebki selles, kui siin tuleb välja seesama nii-öelda ülempreest rinna, ehk siis tark naine, intelligentne naine. Ma ütleks, et siin on võib-olla tegemist ka kolleegidega, taroloogidega, vaimsete esoteerikutega. Te olete igatepidi tundlik, tark ja empaatiline inimene ja seetõttu ka emotsionaalne. Ja teda nagu see situatsioon väga hästi rahuldab. Ta tahabki, et teie oleksite salanaine, kuigi mingi osa temast nagu on väsinud, on tüdinud, aga siis ta võtab jälle mõõga välja ja jälle teeb väikse sükse nagu näidis võitluse ära ja näitab, et oi, et ta on ikka teist väga huvitatud aga küsime, mida siis ta konkreetselt selles suhtes nüüd teie suunal ette võtab. Mida see mees siis nüüd teie suunal ette võtab konkreetselt selles suhtes? Teate,
ma ütlen päris ausalt, mitte midagi. Tema seisab rahulikult oma hobuse seljas, eks ole, joodab oma hobust, elab oma elu, tegeleb oma asjadega ja näete, siin tuleb uuesti kinnitus kolmnurgast. Ehk siis teda rahuldab see situatsioon suurepäraselt. Talle meeldib siit uksest sisse minna ja valida, millise naise juurde ta parasjagu läheb. Ja ei ole välistatud, et siin võib neid isegi rohkem veel olla kui ainult oma proua, kes on kodus ja teie, kes olete. Ja teie olete ikkagi selle tühja laua taga, kaetud laua taga, istute üksi, ootate, kas ta tuleb või ei tule. Ja tegelikult see määramatus tema poolt vaadatuna võib raudselt jätkuda, ma ei tea, viimse päeva lõunani. Aga no vaatame, mida siis teie võiksite või peaksite siis tegema, mis on Taro soovitus teile. Taro soovitus teile, hea vaataja, on see, et see on sauade viis. Lõpetage see võitlemine, ehk et nagu te näete, siin on üks naine on siin ees ja räägib selle mehega nii-öelda asjad suud puhtaks. Taustal on 1, 2, 3 naist veel. Panete tähele, need on kõik need naised, kes on temast huvitatud, eks ole. Ja temal on lillekimp selja taga ja ei olegi teada, kelle juurde ta sellega läheb. Tundub, et võimalik, et tuleb seda teile tooma, aga Taro soovitus on, et lõpetage võitlemine tema pärast ära. Ja kui te tahate, siin on nagu kahepidine soovitus, kui te tahate, et sellest suhtest kasvaks tõsisem suhe välja, siis rääkige temaga sellest otse, aga olge siis valmis selleks, et kui tema ei ole tõsiseks suhteks nõus, nii nagu siit tegelikult praegu sellest ladumisest välja tuleb, siis on teie otsus. Kas te jätkate selles haaremis, aga siis juba teadlikult, nautides iga hetke ja ilma igasuguse võitluseta. Või siis jätkate vanaviisi oma võitluste ja haavate saamiste ja kohtumistega metroos ja viimases bussis. Nii et selline huvitav ladumine iseenesest sai. Ma küsin korraks Juura oraaklilt, et kas temal on mingi praktiline nõuanne? Et kas Juura oraaklil on teile mingi praktiline nõuanne? Siin on selline lugu. Seep, kõik läheb libedalt juhul, kui oma nurgad maha lihvid. Sa oled liiga jäik. See kaart tegelikult räägib sellest, et seal, kus sa peaksid olema libedam, leebem, naiselikum, pehmem, seal sa võitled, taidled ja oled väga kandiline ja vastupidi. Seal, kus on vaja olla kandiline, seal sa ei ole kandiline ja seal sa lepid selle situatsiooniga, selle nelinurgaga, eks ole, siin on nelinurka seebil, siin on 1, 2, 3, 4 naist juba platsis. Ehk siis pane enda jaoks prioriteedid paika, on selle Juura oraakli soovitus. Ja kõik läheb libedalt juhul, kui sa siis nii-öelda targalt, naiselikult eelkõige teadvustad endale, mida sa päriselt sellest suhtest tahad. Ja seejärel annad juba sellest partnerile teada. Nii et kõik, kes te tahate seda Juura oraaklit endale soetada, see võimalus on teil veel Apollo raamatupoodidest, veel viimased eksemplarid on saadaval. Ja ma teen ka selle Juura oraakli koolituse, aga minu juurest saab veel seda soetada veel koos koolituse hinnaga. Nii et vaadake kodulehte www.constellation.com
ja juhul, kui te tunnete, et te tahate privaatset kaardiladumist või tahate konstellatsiooni tulla, siis miks mitte. Saame juba koos seda probleemi võib-olla natukene selgemaks vaadata, lahendada, blokeeringuid eemaldada. Seniks ma soovin teile mõnusat jätku ja jällegi mõnusate taaskohtumisteni.